võiks teie küsimus saaks tõlgendada ka laiemalt. Oletame, et need paradigma muutused toimuvad, oletame, et utoopia on käes. Keegi ei pea tööd tegema. Kõigil on kodanikupalk olemas, tee mis tahad. Aga siis tekib küsimus, et kas inimene kannataks seda välja selles mõttes, et kas tal äkki ei hakkaks igav. Oletame, et kõige paremad kunstiteosed loob tehisintellekt. Sul on siis mõtet enam ise midagi pusida. Oletame, et kõige paremad romaanid või parema muusika, mis inimestele meeldib, loovad algoritmid. Kas sul on mõtet siis ise pusida? Äkki selline utoopia on nii talumatult igav, et see lammutatakse laiali. Siis selle kohta on filosoof Bernard Suits pakkunud välja ühe huvitava mõttekäigu. Tema mõttekäik oli, et oletame, et meil on selline utoopia olemas, kuidas seda jätkusuutlikuks teha nende inimeste jaoks, kes seal elavad, et neil ei hakkaks igav. Ja tema mõte oli väga lihtne. Sa teed neid samu asju edasi, mida sa ikka tegid. Maalid pilte, kirjutad sonette, teed sporti, aga sa ei teed seda nagu mängu. Sa muudad oma suhtumist. Ühesõnaga, kui sulle meeldis varem puidust asju nikerdada, nüüd 3D printer teeb neid asju paremini, aga mis siis? Sa teed Tisleri tööd edasi, aga nüüd sa teed seda nii, nagu sa mängiks midagi. Sa teed selle asja enda pärast, mitte kasu pärast. Ma ei tea, kas see töötaks, aga mulle tundub, et see oli asjakohane kõrvalepõige. Just tegelikult rääkis ka mõni aeg tagasi sellest samast õnnelikkusest, täpselt sama, sinna võiksimegi jõuda ja tegelikult ka sinu nii-öelda töölugu samamoodi, et leida, avastada ennast kogu aeg, eks ju. Et see tulevikuharidus võiks ka midagi sellist olla, kus inimestel lastakse kogu aeg ennast uuesti avastada. Meie oleme tulnud selles kultuuriruumis paljuski, kus haridus oli nagu kättesaamatu, eks ju, ja siis haridust mindi omandame ja siis mindi nagu 40 aastaks tööle ja siis ära suremaks. Et see paradigma muutus peaks nagu juba tänastest noorest nagu pihta hakkama. Mul on hästi huvitav kogemus praegu, see telepaatia kogemus, ma tahtsin Bernard Suitsust rääkida, et lõpetada just sellega, et tegelikult mäng on inimese olemise põhieesmärk, et kui me oleme kõik selle muu nagu kaelast ära saanud, siis me lihtsalt nipsust ütleme, tahaks seda ja siis naaber ütleb, ma tahaks ka seda ja lõpuks meil kõik on nagu olemas, mis me siis teeme? No aga paneme mingi 10 tooli oma Ferraride ette ja vaatame, kes esimese jõuab autosse. Et see on nagu funnim kui see, et see on nagu ägedam mingi asi. Et see inimese enda teostamine, see inimeseks olemine käib läbi selle maailmaga suhestumise, asjade tegemise ja intellektuaalse vestluse ja mitte nõustumiste ja kõige see muuga. Miks me peame minema tööle, et palka saada? Et raha on tegelikult töö ekvivalent, et see, me ei pea enam tegema seda tööd, masinad teevad ja siis me lihtsalt naudime elu. See on nii ilus mõte, et sel hetkel ütlen ma ja sportima peab hakkama. Game over! Tark masin ütles, et me oleme ajast juba üle. Suur tänu Kristjan Port, suur tänu Oliver Laas, suur tänu kõigile osalemise ja küsimuste eest.